vanaks jäänud, kurat. No, tatarlased jäävadki väga vanaks. Juudid jäävad ka vanaks. Vaata, kui vana on Simon Peres. Ma ühtegi teist tatarlast praegu peale Aisu ei tea. Kadunud ta Jan Ahmetov. No jah. No, aga ütleme, Venemaalt ma ei tea ühtegi teist. Venemaalt, las ma mõtlen, Salat Julajev. Kingiskan ja Batuga. Salavat Julajev. Aga kes see Muslim Magumajev oli? Tema nimejärgi võtaks tatarlane. Tema on ka Manala mees kahjuks, ta jäi ka ruttu vana. Manala on üks tore koht. Aga Vanta, see on Eurovisiooni ülemus. See on üks paksuks, see näeb enne nagu paksuks nagu Lauri Saatpal. Tema kõrval on Elis Aunaste. Tema juurest on käinud läbi see kameral Philippe Kirkoor, kui ta oli noor mees. Ja tegi talle anaali, on ju, pakud. Ma üldse ei taha rääkida rohkem, nii rohpadel teemal. Ei taha jah, sest selle isiku kehal, nagu me võime lugeda, on 1, 2, 3, 4, ainuüksi näol on tal 5 avavust. Silm läheb avavusena kirja. Silmi ma ei lugenud. Aga tegelikult laualle saab ju panna. Tilga saab ju panna laualla. või kui, ütleme, silmakoopu tühjaks teha. Siis saab sinna panna Alsul saab rindade vahele panna. Ma lihtsalt ei oska rohkem midagi öelda selle kõige kohta. Aga kas sa tahad vaielda? Saab ju panna ju Alsule rindade vahele. No mööna, et põhimõtteliselt see on ikka Kolumbuse muna. Putin. Viidanud vana Putin. Kuule, kas hakkas hääletamine? Seda laulu ei lubatud. Hispaaniast on ilmunud üks kena noor. Hakkame punkte lugema, kullakas. Teisi võitis, jah? Eesti ei saanud, tähendab 7 punkti ta ei saanud, aga kohe on tal võimalik saada suuremaid punkte, 8, 10, 12. Võtame kätest kõik joobnud, 800 000 Eestis olevat joobnud, võtame kätest kinni. Nimelt 800 000 joobnud on meie tänaste talgute tulemus. United Kingdom sai 10. No nüüd tuleb Estonia. Norra tuleb, ma ütlen sulle. Spain muidugi. Norra. Spain, kui S ära võttes on lihtsalt Spain. Norra saigi 12. Kus sa teadsid? Sest et... Kas see käis sinu juures kodus Hispaania mees või? Hispaania mees ei käinud, aga see Norra poiss käis küll minu juurest läbi. Ma andsin talle kalamarja ja lubasin ta siis jällegi Kirkoorovi. Aga miks sa talle ikrat ei pakkunud? Ikrapulka? Mis müüakse krabikonserv? Ta ei taht seda. Ta on nii vali. Nüüd on siis Belgia tütarlaps on tulnud. Belgiast on pandud armastu tüdruk, on tule lähemale tibu. Mart, puhasta prille, see on juba suru mulle peale tibu. Proua on see. Suru mulle peale Belgia tibu. Eesti on ikka veel ühtegi punkti saanud. Sellel Belgia tüdrukul on see viga, et tal on tissid kaetud selle Belgia riigi nimega. Kui see ära koristad, siis oleks tissi mind huvitab Belgia riigi nimi just nimelt. Loen seda alati rõõmuga edasi ja tagur. Kas erutab sind? Belgium ja Muigleeb. Muigleeb oli meid. Belgia andis 12 punkti türklastele, mis tähendab seda, et ka see riik on langenud moslemite alla. Võtan ühe maasika selle peale. Võta maasikat. Mind huvitab... Türgi. Oi, kui armsad need Türgi omad on. Türgi sai 12 punkti. Ostame need Türgi omad ära, mane. Vaata see Valgevene oma... Belarus traktor! Belarus traktor annab ääri. Ja vaata, kui võluv traktor on. Väga võluv, jaa. Teda tahaks kanali peale sõidutada. Kanali peale tahaks ma Belarus traktorit sõidutada. Vaata, Eesti on saanud 4 punkti Belarussi. Kus sa tead? No, ma olen kirjaoskaja inimene, erinevalt sinust. Et Eesti on avanud punkti arve, läinud Aserbaidžaanist mööda. Valgevene, mis seos on Eestil Valgevenega? No, Valgevenes elab palju eestlasi, kes on lahkunud siit kapitalismi orjusest ja läinud sinna tagasi, kus valitseb sotsialism. Kuule, kas kuskil on ka Punavene olemas? Punavene on, hetkel on varjus. Vaata, kui Punasel väljakul on Punavene. Vaata seda Belarussi lähemalt. Ma väga lähedalt ei saa ta võiks ennast pöörata ka profiilis. Me näeksime, tal on üsna mügarikud tissid on Jumal talle andnud. Kui valgevenelane palus Jumalat, ta sai ka mügarikud tissid. Valgevenes annab Lukašenko neid. Ja neid jagatakse koos siukse, et kui saada paremaid rindu, siis sa pead ostma ka siukest Lukašenko kirjandust. Kuule, kas Valgevene on riik või on ta kolloos? Ta on riik ja ta on kolhoos. Ütlen ma sulle, vaata, Maltal hakkab punktama. Maltal oli paks laulja ja on ka paks punktida enda. Kõrvast valgub ta välja mäda. See on kõrvarõngas. Kuldne kõrvarõngas. Okei. Kui sa nii ütled. Soome on saanud 3 punkti asjastest, aga... Usaldan sinu maitset. Soome on saanud asjastest, aga 3 punkti. Eesti ei ole saanud Maltalt siiamaani veel punkte. Teheran, Malta, Potsdam. Aga ega Eesti olukord ei ole ka üldse troostitu. Eesti on praegu, näiteks Soomest on ta ikkagi veel ees. Arvad, et ta ei ole troostitu või? Analüütikud ütlevad, et Eesti olukord on parem kui Leedul ja Lätil, aga üpris halb võrreldes teiste Euroopa riikidega. Leedu on Eestist tagapool me vist ei jõua Euroopa 5 rikkama riigi hulka.
kas Norra, Andrus, mis sa arvad, kas me jõuame ikkagi Euroopa 5 rikkama riigi hulka? ma arvan, me jõuame Nõukogude Liidu näed, see võeti ära nüüd, kurat, tähed. Ma just hakkasin tema karjuma, nüüd võeti ära. Island sai punkte praegu. Vaene maa Island. Armas tüdruk. Vaesele maale Islandile need 12 punkti. Oi jumal, see vaatab niuke väkk. No mis sul nüüd sakslase vastu? Rõve mees on. Vaata, mis Kirkoorod oma neo peale on lasknud. Tema nimi on härra Toomas Anders Hamburg. Kas sa tead seda? English, ei. Kus sa tead seda? Hamburgis ta räägib inglise keeles. See on meil siin öeldud selles spikris, mis meil on. Meil on öeldud... Minu teada... Meil on kohe siin spikris... Eesti sai 1 punkti Hamburgist. Noh, eks seal on veel vanu süüksi natse, kes on kohe 7-stega sõdinud. Ütleme, ja kui nemad põgelisid Vaterrandi poole, siis Eesti poisid olid rinnat. Ütleme, et kui noored sakslased tahtsid helistama hakata kellelegi, siis see vanamees kõrgused Eestile 1 punkt! 1 punkt! Estland! Jawohl! Ai Hitler! Noormees, papa, sul on väga halvem, aga hea küll, ma helistan. Saksa häälte edestaja kubet lehvitatakse Saksa lippudega. Noh. Jahutatakse seda. See Kubemi piirkondas on kõva vatti. See on ülekuumenenud, jah. Ma arvan, seal on katsetanud Prantsusmaa oma taktikalist tuumarelva. Vaata, Eesti on praegu jällegi Soomest ikka ees. Ütleme, me oleme lähematest konkurentidest ees. Mis see aitab, et me oleme Soomest ees, kui Sami Lodile alati, kui ta läheb Kalev Ujulasse, näeb ta selle ujumispükstes väikeste peenistega eestlasi. Mina ei näe üldse Sami Lodile. Asi on sellest, me ei käi samas ujulas. Ei, ma ei käi. Kui me käiksime samas ujulas, siis Sami Lodile oleks vait või kirjutaks teistsuguseid lugusid. Ma ei käiks üks ujulas, kus käib Sami Lodile. Ega tegelikult... Oota, pange see Tšehhi tüdruk suuremaks. Tšehhi ei ole andnud veel Eestile. Võta särk ära. Tal ei olegi särki. Aga mis tal seal on? Mind häirib see. Võeta ka ära see sealt eest. Ta ei saa ära võtta. Ma ei taha seda. Ta on joonistatud. Tibu on armas. Seda saab kustutada. Kustutame ära. Ära nüüd hakka, Mart, et ma tahan öelda kuuljatele seda, et ega see, kui Eesti saab ka ükskõik mis koha, ega see ei aita teda edasi järgmine aasta, selles mõttes järgmine aasta tuleb jälle alustada poolfinaalist. Kahjuks need... See on nagu Vargam ja Andres viga aasta pidi uuesti põldu harima. Ja just nimelt, et sa muudki punnitad, aga kahjuks Sandra ei saa meid nagu... Kallis sõber Andrus, vaata, mul on siin ühest asjas, mul alkaseltser, teises on veel pits viina. Kumma ma nüüd ära joon? Algul ju viin ja see alkaseltser kohe peale. Nagu sa ütlesid. Rootsi. Oi, kui kole! No Rootsi eedelt me võime muidugi loota mingeid punkte. See on ju küll mingi kopitanud kõõm täiesti. Ma ei taha seda isikut näha, pange see ära. Vaadake, mis Kanal 2 pealt ma tahaks näha suuremalt teda. Vaadake, mis TV3 ja Kanal 2 näitab. Pange korra Reikopit. Näe, Eestis 7 punkti Rootsi kõõma käest. Vaata, Mart, sa üldse, sa hindad ainult välistilu, aga sisemiselt on ta nagu suur muusikaasjad ja annab Eestile palju punkte. Eesti oleks praegu isegi, ta on Iisraeliga ühel pulgal praegu. Kas arvad, et meil tuleb palestiinlased kohe kaera peale või? Jah, seda ma arvan. Aga palestiinlased on ka armsad minule. Minu arust nad on ka tored. Nad on isegi tupsununnud. Issand, siin viina sees on jõhvikad, vaata. Ma ütleks niimoodi, et vaata, Andrus, kas see ei ole mõnnud tegelikult inimkonna geenius avaldunud mitmes asjas. Esiteks inimene, kes mõtles välja viina. Nii, see on viin, me joome seda päevast päevast. See on viin, me joome seda päevast päevast. See on viin. Inimene, kes mõtles välja voodi. Jõhvikad. No jõhvikad lõi jumal. Oma täppid järgmist kehal olid. Tal oli erinevaid täppe, mustad, punased. Tal oli mustikad mustade järgi ja jõhvikad punaste järgi. Ja tikrid lõid oma kehal lõidud punnide järele. Ja pohlad ja maasikad lõid oma vinnide järgi, mis tal näol olid. Aga mõtle, inimkonna kurat, see on ka hea ju. Pange kõvemaks see. Oot. Sa ei saa enam üldse aru, mis toimub. Näidatakse praegu esikolmikut. Aga need on ka ju toredad ju. Ja seepärast nad ongi esikolmikus. Ja Island armas, aga tal on see dissivest. Ta on väga vaeselt maal. Dissivest on tõstetud liiga kõrgele. Tal ei olnud paremaid riided. Ära hakka nüüd irisema inimese kellal, kes on nii vaeselt maalt pärit ja tal ei ole paremat selga panna ja sa veel teed talle märkusi. Ma teen talle märkusi ja meenutan, et ta on tegelikult Riho tõstetud liiga kõrgele. Riho ehk noorteselgis rinnahoidja. Island on nii vaene maa, et tal ei ole siiamaani tal ei ole veel Eestil jätkud punkt anda siiamaani. Kes isik on üldse? Sa tema mingit aadressi tead või midagi? Kes me talle külla saame minna täna? Ma ütlen sulle kohe, kes ta on. Ta on Dora Toomastatiir. Kes ta on Tooma tütar, aga... Tooma tütar, jah, et helista Toomale. On ta nii muidu, kuidas ütelda, tead nii, on ta niisugune laatnamutt, mõnda siuke tead, nii. Eesti sai 10 punkti muide. Näed.
majanduskriisis me vaevalt tõuseme, mõtleme, inimesed tunnevad. Ansip praegu vaatab õudusega, ta mõtleb, et kui Eesti võidab, mis siis saab? Kas Andrus mäletad, mitu häält sai Andrus Ansip valimistel eelmistel? No Islandilt mitte ühtegi. Eestist ta sai Harjumaalt, aga usales kummaline see, et ta kandideeris tartlane, nagu ta on, ta kandideeris Harjumaal ja sai 220 556 häält. Prantslane ikka ei väsi poseerimast Eiffeli torniga. Ta võiks poseerida ühe teise torniga. Ta võiks poseerida Berliini teletorniga. Tead, see Prantsusmaa mind jääb külmaks. Kuidas sulle tundub? Ei, mul on päris hea, mul külm ei ole, mul on see juba mõnus soojus sees. Prantslane ei tee mulle nagu rohkem külma, aga Eesti on isegi Venemaast ees praegu. Häbi lugu Venemaa jaoks. See Venemaa jaoks on see väga suur. Käi persse saa suur Venemaa oli üks rahvalaul. Käi persse saa suur Venemaa oma ilge punalippuga. Käi persse saa suur Venemaa. Näed, need tipud said ka jälle hääli. Vaata, meie Türgi tipud said ka hääli. Kas me ostame need ka ära või? Sul ei ole seda rahast. Kõik riigid annavad Türgile 12 punkti. Oi, juudid. Juudid on kavalad. Juudid oskavad punkte. Juudid ei anna punkte. Juudid oskavad punkte Juudid ei anna lugeda. punkte, nad esitavad hagisid. No, hagisid võiks kõik. Me kohe näeme, millisele Euroopa riigile tuleb kõige suurem hagi. Näed. Venemaa saab 7 hagit. Moishat on jälle taga kiusatud. Venemaa praegu muidugi see 7 punkti oleks Eestist ette. Pole hullu, läheb ka Eesti mast jälle ette. Ma arvan ka, et ega need Eestil viimased punktid oled sa ikka kindel, ma pean selle viina ennem ära jooma, kui selle alkaseltseri? Eestist on isegi Prantsusmaa ette läinud ja Kreeka, et praegu on suhteliselt jälle oleme Iisraeliga ühe pulga peal. Aga aastal 1700 oleks olnud kõva sõna, kui oleks öeldud, et Eesti on läinud Prantsusmaa on läinud Eestist ette. Eestit ei teatudki. Ja siis, kui temast oleks läinud ette Prantsusmaa, suure kuninga Louis kodumaa, oleks olnud kõva sõna. Ma kardan, et Eesti ei võida, et Ansip võib päris rahulik olla, sest Eesti on praegu Norrast on maas juba 60 punktiga, et seda tasa on raske teha. Ansip on juba praegu ämma juures ja sina, kulla Andrus Ansip, võid magada rahulikult. Juut, neeger, Adam, homo. Ma ütlen teile veel seda, et Norra juhib praegu Türgis juba 50 punktiga. Nii et väga võimalik, et järgmise aasta Eurovisioon toimub Norras, mis on Euroopa kõige kallimaid maid. Milline riik? Norra. On küll, jah. Et sinna... Vaatame, kes see Vene tipu on. Venemaalt on väga ilus tüdruk. Nii. Ta võtab dollaritas, on ju? Ja ta vist ilma kondoomita. Jah, aga eks ta valib muidugi, oleneb, mis hotellis sa peatud. Ja, seda küll. Kui on odav hotell, siis ta üldse ei võta sind siis ta ei tule, jah. Aga ta on väga kena muidugi iseenesest. Mingi 200 taala ma pakuksin lausa vist või? Eesti sai 8 punkti ja sellega läks Eesti jälle Venemaast ette. Venemaal olevat, vangis olevat ja küüditud eestlased hääletasid oma poolt vist või? Meie poolt siis seega. Jah, ja Salmeküla ja see teine kui Venemaa oleks rohkem küüditanud 49. aastal, oleks rohkem punkte saanud. Kindral Korgi järeltulijad hääletasid meie poolt. Norra sai jälle. Norra, ma ütleksin... Kirkorov on möllanud hoogsalt. Kirkorov on ikka, kutsunud kõikide delegatsioonide juhid, kaasa arvatud, ma arvan, et ka Mart Normet on käinud seal. On küll, ja ma ei mõtlesin sulle kohe, et Normet läks. Kallis Mart Normet, kui sa meid kuuled praegu, ma ei tea, kas sa kuuled meid. Ei kuule. Aga sa kuuled salvestust pärast. Vaata, Andrus. Kuidas on? Tundub nii, et me oleme nagu teeme vajalikku tööd Eesti jaoks, eks ole. Ja meil on mõttetalgud ja meil on juba ligi 400 000 joobnut, aga meil ütleb ise mõtleja, ei midagi rõvedamat kui juure ja kiviraha ila. Aga miks sa kuulad seda ise mõtleja? Mine Reikopi peale. Kes see isik on? See on nüüd lätlane. Ma ei taha seda kuulata. Lätlastelt me saame ka punkte. Kusjuures mina näiteks armastan käia vabadel puhkepäevadel, mida mul on vähest. Ma olen väga hõivatud isik, minu graafik on sama tihe kui Erik Klassil. Ma käin Läti Valgas alati suitsust. Läti andis meile 10 punkti, praegu läksime jälle venelastelt ette. Ma võtan pärast, kui ma järgmine kord Läti Valkale, ma võtan piirivalvuri sulle. Aga seda habemega meist ei taha sulle võtta. Ma võtan piirivalvuri. Ta on liiga karvane, eks ole. See piirivalvur on siuke jopes. Aga sa seda ise mõtled, et taha sulle võtta. Ise mõtle võib perse minna. Rahulikult täiesti ise mõeldes perse minnes. Ei perse saa, ise mõtleja. Oma lolli kommentaariga. Võtke selle Montenegro omal jope ära. Tal ei ole jopet. On ju mingi. Tal on lihtsalt siuke... Aga tal on suht koht normaalselt. Need on kilpkonnad. Kleebitud rindade peale. Kas sa ei saa aru siis? Ei, ma eksisin. See on arbuus jõudud pooleks. Ja pandud pool sinna, pool tänna. Vaatame, kas Montenegro on Eesti rannut. Kurvaks teeb mind see Montenegro asi. Ma tulin nii positiivse eeläälestusega Eurovisiooni kommenteerima. Laula nüüd mõni Valgra laul, kui sa kurb oled. Ma olen täna kurb. Ei, ma sellist laulu ei tea.
kaunim linn ei on see ei ole Eestis sugugi, no Tartu. anna andeks. Emajõe kalda see ei ole peal, sugugi kurb kes laul. kord käinud seal, ei sel meelest. Ja sul ka ju lähe ju ära kaunid tunnid Toomemäel meelest. No ikka vahel lähevad. Hetkeks ikka, kogu aeg ei paina. Sinna jäid minu isa ja ema. Toomemäele. Nojah. Sinna miks nad sinna jäid? No ma pidin bussi peale minna. No, sinna jäid minu õde ja vend. Kõik jäid Toomemäele. No, mis raskel tunnilt uira kutsub. Kätte jõudnud taasumise tund. Arve maksmise tund on väga õige. Ja. Nii, nüüd meil hakkab Andorra kohe punkt on. Andorra on nii väike riik. Neid saab vähe punkte. Punkt annavad Andorra, Soodom ja Gomorra. Soodom ja Gomorra. Siis saaks meie Mart sinaga palju punkte. Ma arvan küll. Oma rõveda saate ees, mida me praegu teeme. Homme kalli... Kuule, aga see Islandi tipu on ikka täitsa kena, muide. Aga ta on teisel kohal praegu. Väga armas. Ja need on karmsad, need Aserbaidžaani. Aga see kõik ei aitab. Kuule, ostame ära need. Ma ei taha need. No mis siis on, noh? Aga see Andorra tipu on siin kole. Tal surub ju sisikund suust välja. Tal on liiga suured hambad. Rõve mutt. Ära ütle nii. Ta on väike maa, sealt paremat ei olnud leida. Ta on ka kinni nööbitud. Ta on ainuke inimene, keda leida oli. Kusjuures naeruväärne on veel see, eks ole, need punktanud isikud, praktiliselt ükski neist ei näite tussi. Noh, küll tuleb. Ma ütlen selle kohe, kes näitab. Ma otsin paberitest, see on kirjas kuskil. Vaata, on ju, eks ole, Tallinna linnatranspordis niisugused asjad olemas nagu bussipeatused. Ma juba aivan seda öelda. Ära parem ütle seda. Ja ma teadsin, et sa aivad kullake, tule sülle selle peale. Võtta, ma ronin üle laua. See oledi kallis. Ma ronin üle laua. Ma söön su ära. Andorra muidugi Eestile punkti anna, sest Andorras ei ole... Ära räägi nii palju, Andrus. Olgu see hetk meie jaoks. Kas on üllatus, et Andorra on Hispaaniale 12 punkti? Ära räägi nii palju. Ma räägin siiski. Ära patra. Me oleme raadios. Me ei ole televisioonis, kus saab vaikida ja lihtsalt nii. Järgmisena hakkab punkt andma Soome. Ei ole mingit vaikust siin ja ära kustuta tuld ära, palun. Las tuli põleb. Üks isik flanellbluuses. Üks Soome ei ole. No minu sümpaatia kuulub soomlastele. See on leitud Kadakaturult. Soomlased on armsad. Saadi kätte Kadakaturult. Ja tehti taga kohe väike intervjuu. Mul on ka No Pekka! Mida puhud? Mida puhud? Kuka on sinul suosiki? Mikä? No minule Viro on Hyvin huonossa. Jaa, kyllä minä alunnäitä Virussa tulee. Se Soome mees on tore. Ma arvan, seda tulevan vuotta Virossa tulee juhlat. Menen nüüd Virossa kaljad ovat... Menen hotellin, tehdään pienet kaljat. Noh, Soomel. Kas annate 12 punkti Eestile? Ärge nüüd näruttage Soomel. Võlakas. No andsid ikka raisk, jah. Andsid Eestile 12 punkti. Andsid küll 12 punni, jah. Soomlased, ma võtan teid homme reisisadama teeterminalis sülle. Aga ma sinna enne kella 2 ma ei jõua sinast, ma ennem kell 11 hakkan Viru keskuses võtma. See on niuke range mutt, see Šveitsi oma. Ma ei taha range. Ära karda teda, ega ta ei tee selle midagi. Paned ära, vaata, mis Kanal 2 pealt tuleb. Mart, teeme need panelitud 10 sekundiks silmad kinni. Ja usu siis, kui sa selle silmad lahti, ta on läinud. Muidugi range Šveitsi eit ei anna Eestile punkte mingeid. 8. No kellele sa annad siis? Kas see Šveitsi ei, kannata veel natuke. Kannata veel, ma ütlen, kui ta ära läinud. Kannata veel natuke, hetk veel. Norra... Ma tegin silmad lahti, see on väga kole. Norra on põhimõtteliselt võitnud, ega siit pole enam kahtlust. On või? Jaa. Kus sa tead? Noh, ma olen nii andekas matemaatik. Ma tean sellised asju. Kelle annab Šveits 12 punkti, kas ta annab Saksamaale näiteks? On see võimalik? Türgile loomulikult, Türgile. No need meeldisid kõigile. Türklased meeldisid. Kuule, me vist ei jaksa nüüd üle maksta need Türgi omasid. No ma rääkisin seda ammu sulle juba. Noh, tähendab, me jaksaksime neid maksta, kui meie pensionifondid oleksid alles, meil on tegelikult ju mõlemad pensionärid Andrus ka. Nüüd hakkab Bulgaaria. See on ju täitsa tore see Bulgaaria. Ma küll niuke lihtsake ja mullalõhranin, aga ütleme, kui padi panna või mingi sirm või siin on praegu tähendab selles, mis mul on antud selles käsikirjas, on pettus. Pärast Šveitsi pidi tulema Norra ja siis alles Bulgaaria. Midagi on ümber mängitud. Praegu tehakse sohki nii, et tolvab. Et mingisugused struktuurid töötavad praegu palehigis, et pettu meid. Öeldakse, et Roopa tänaval 8 joobnud, enam ei viitsi neid lugeda ausalt ka keelimas. Meil on eesmärk Sonnok, meil on 300 000 joobnud käes. Te olete tublid olnud ja aitäh teile, aga... Et see on ilus mälestus,
kui on mida mäletada, siis jääb kauaks meelde. Praegu me hoiame pöialt Sandrale. Sandra on väga tubli praegu, 5, 6, 7, kas ta on 8. kohal, kui ma nagu suudan veel lugeda praegu, jah. See Bulgaaria mutt on tare. Ma temast raha välja käia ei tahaks. Bulgaaria andis küll Kreekale, aga Kreeka ei tõusnud Eestist ette. Et Eesti on endiselt 8. kohal ja 8. koht pole paha, Sandra on hirmus tubli. Ei ole, see Bulgaaria mutt oli lihtsalt tore. Et me ikkagi teeme suure peo, kui Sandra tagasi jõuab. Fuck off, no kurat Leedu, eks ole, noh. Ja vaata mingi Komsomoli töötajad saada inded andma. No minge perse. Aga tal on Komsomoli märk ka rinnas ju. Mis ta ei või anda inded siis? See on täiesti perses riik. Ütleme seal, me enne tegime kriitikat, eks ole, Šveitsi oli niisugune range mutt ja vähemalt oli mingid naisterahvad. Oli vähemalt mingi lõhn juures. Leedu on ka riik, kellelt meil on võimalik saada punkte. Tead, Leedu võib oma punktid, tead, mis kohta ta võiks panna? Ei kujutagi ette. Lauale või kapi otsa või kuhu ne võiks panna küll? Selles mõttes, et 8 punkti, kellele läheb? Islandile, noh. Leedu ei pane iialgi mingeid punkte. Aga on jah liiga katoliiklik. Leedu alati poeb Venemaa. Kas Poola osaleb üldse? Leedu alati Poola osalest osaleb alati kas Poola või Venemaa. Poolale ta ei saanud. Ta andis 10 punkti Estoniale ja Eesti tõusis praegu 3-4 6-ndaks. Tänu sellele, et ma okupeerisin seda riiki isiklikult. Ma olin Nõukogude armee koosseisus, õpetasin leedulasi lugu pidama Eesti muusikast. Mängisin Appelsin esimest plaasi. Norra sai muidugi 12. No las nad hüppavad. Arusaamatu, mis sest, noh, kas tõesti homosid on nii palju ilmas? Sende võib on nii suur. Laula veel seda, jah. Tead, mul hakkab tuju ära minema isegi Inglismaa. On saadud ühe isiku ilma lipsuta, tõsi küll seega. See on Andy Lloyd Weberi poeg. On või? Jaa. Kogu Vahmiil on nagu sinna palgale. See on väike rüütel. Ma tervitan seda, mis oli see Hiiumaa sünnipäevaseltskond? Näks. Ma tervitan Näksi ja ma söön Kadri... Näksi natuke. Söön Kadri seda pirukat natuke, sellepärast, et see Inglismaa on traditsiooniliselt alati Eestile punkte andnud. Et vaatame, kuidas meil täna läks 10 punkti Norrale ja kas tõesti 12 punkti Eestile. Et oleks ju väga ilus tegelikult, kui nagu Eesti... Aga muidugi Türgi saab tegelikult 12 punkti, sest et ja saigi Türgi ja Eestile seekord ei antud. Türgi on ikkagi imbunud igale poole praegu. No kõik loodavad neid nii-öelda skoorida, selles on asi. No lihtsalt neid türklas on igal pool, varsti Türgis endas on neid kõige vähem. Kõik on mujale tööle läinud. No kuidas sulle Makedoonia meeldib? Ei meeldi. Küll sa oled nõudlik. Tähendab, ma enne rääkisin, kuidas on niisugune kergemeelsus ja niisugune lust ja lõbu möllab Euroopast. No. Praegu vaatan, et on niisugune matusameelulu. Isegi Makedoonia on katnud tissid musta lipuga. Eks see kergemeelsus möllab kuskil, vaata seal taga Makedoonia seletades, sa näed tuledes linna. Sa näed tuledes linna Makedoonia. Ma ei taha Makedoonia tuledes linna näha. Igas toas möllab pahelisus. Aga lihtsalt sulle näidatakse niisugust, nunna. Kole naisterahvas on see. Tõeliselt kole. Nii, vaata, Eesti on praegu Prantsusmaa kohel pulgal. Mis pulk meil on, kus me oleme Prantsusmaaga? See, kus istuvad Sandra ja Patricia kaas kahekesi. Sulle see on 1, 2, 3, 8 koht praegu. 7-8 kohta jagame põhimõtteliselt. Türgi sai jälle. Türgi pressib järgi, ega ta siiski Norrat kätte, sest Norra on juba 90 punkti käes. Et see on natuke liiga palju. See Kadri pirukas on jube hea. Norras, nojah. Kuule, see Alžu on ikka vanaks jäänud. Mina hakkan teda juba aina nooremaks jooma tegelikult. Et mulle tundub päris ilus juba. Et ütleme, algul, kui ta tuli, ma olin päris kaine. Kes see isik on? See on ta turvamees. See peab olema. Ta on tuntud inimene, kaunis daam ja tal peab olema see turvamees. Et sinusugused ei saaks. See on Irona Bonaršošku. Võta püksid ära. Tal ongi ära, kas sa ei näe? Lihtsalt kaamera võtab teda sealt maalt. Miks see kaamera nüüd hüppab kogu aeg? Nad sõidavad kaarikud. Ma ei taha mingit kaarikud, näidake konkreetselt, kuidas ta võtab püksid ära. Sa ei saa seda iialgi näha. Arvad mingi oligarh näe vaid seda. Idee autoriks on vene kirjanik Dostojevski, ütleb see inimene. Kadunud Dostojevski ja Fjodor ja Tšaikovski kirjutas muusika. Ja nüüd nad hakkavad laulma. Dostojevski muide suri sel moel ja see on väga kurb lugu ja väga õpetlik ja kõikidele kodus olevatel inimestel väga tähelepanuväärne, et Dostojevski libises kapi taha mingisugune märkmepaberileht või mingi pastapliiats. Tollel pastapliiats, see tuli sulepea. Ja ta mõtles, et ta nihutab kappi ja otsib selle asja tagant ülesse.
tõstis raamatukapi paigast, leidis selle asja üles, mis ta oli kaotanud. Pärast seda oli Dostojevskil sisemine Fjodor Mihhailovitš. Dostojevskil oli sisemine verejooks. Ta heitis voodisse, kust ta enam ei tõusnud. Kunagi saabub alati hetk, kus me ideme voodisse, kust me enam ei tõuse. See on nüüd paljudel inimestel õpetlik praegu peab sinu mõnest olema. Ma lihtsalt räägin, nagu elu on. Praegu väga paljud inimesed mõtlesid, et ei viitsi rohkem vaadata edane voodisse. Ja kui nad kuulevad seda, mis sa praegu ütlesid, nad ei julge üldse enam magama minna. Ma tahtsin öelda tegelikult seda, et ärge kodus ükski mis olukorras, ärge neid kappe tõstma tõtake. Paljugi, mis sinna taha kukub. Ega nad haisema ei lähe. Vaat kui surnud rott sinna taha või midagi, see on paha, ta haiseb. Aga pastakas ei haise. Need on rasked asjad ja teil võib verejooks tulla. Et vast kukuvad sinna mis iganes. Elu on kallim. Ja see Ansu on tõesti vanaks jäänud. Minu arust on ta ilus. Ta on juba päris ilus ja kogenud. Naine ei ole enam plikake. Mulle väga meeldib. Ärme hakka vaidlema. Ei, me ei vaidlegi. Intelligentsed inimesed ei vaidle kunagi. Ta praegu müüvad CD-d ja DVD-d. Tüüpiline sõrmkübara mäng, mida valasti mängid kadaka turul. Nüüd keegi hüüab saalist paar summat. Pakun nii palju, siis müüakse need maha. Tahaks arutada selle üle, et kellel tuli mõte korraldada Eurovisiooni? Ei, et kellel tuli mõte panna selle esimese viina sisse, mida me jõime panna Pohhol. Ja selle viina sisse panna Jõhvikas. Miks nii? Noh, see on niimoodi säätud. No aga sa vastad küsimusele mitte vastates. No aga mina tean kõiki neid tarku mehi. Mina ei kuulu nende klubi. Istub kuskil tarkade klubi ja ütleb, et paneme sinna Pohla ja sinna Jõhvika. Miks nii? Miks ei müüda turustata viina? Mis sa tahaks panna vaarika sinna või? Miks ei turustata paljast viina? Turustatakse ka paljast viina. See oli ka paljas, kõik peab paljas olema. Naised võtku püksid maa, viin olgu paljas. Nii ei saa. Miks ei saa? Miks olla kaetud asjad? Miks ei saa, ma küsin kohe vastu. See on erootilisem tegelikult. See viin ei ole paljas, vaid tal on kas sinu meelest see Slovakki isik on erootiline? Jaa, vaata tal süda on paljas. Meil on näiteks selle võtta, et ta on täiesti türastunud isik. Eesti on jällegi langenud paar kohta, peame tunnistama kurbusega. Aga Eesti sai 12 punkti Slovakkialt. Väga armas Slovakid. Eks teil süda natuke valutab selle vabadussamba pärast. Slovakid on Tšehhi põrgu pärast mures. Aga teie ei ole süüdi, te olete Tšehhide all. Teie peale piha ei kanna. Vaata. Karl Ristikivi sõber. See on Nikk. See on Nikk, jah. Vaata, tal on Karl Ristikivi kell käe peal. See mees on tabatud. Võtke ta kinni. Ei, mis ta tabada? Temaga tuleb intervju teha, ta tuleb viia Tartu kirjandusmuuseumisse ja panna kappi. Ja hoida seal teda. Jaanika Kroonberg, kui sa kuuled meid praegu. See mees tuleb mumifitseerida ja tema seest leiab Karl Ristikivi ja sellest saab nendest rakkudest saab teha uue Karl Ristikivi. Saab küll, jah. Vahepeal öeldakse seda, et Kentmanis on 2 purjus inimest, Mallorcal on 3 purjus inimest. Eesti sai 5 punkti Kreekalt. Ja väga armas parooli parutakse. Parooli mees. Paada Momo Neegerjuut. Läks Tallinnas Randa tänavas on purjust üliõpilane. Iiris juuakse väga armas. Iirimaalt tuleb sükseid sõnumeid. Siin öeldakse, et kas järgmine aasta saab Velbaumi kohta infot. Ütlen seda, et järgmisel laupäeval, kullakas, et pange nüüd Tartus Annelis on 4 purjus inimest. Järgmisel laupäeval toimub luuledisko Ennu Ratas. Ahaa, millal? Järgmine laupäev. Nii. Saame Velbaumi näha oma ihusilmaga. Sinna peaks küll minema. Lähmegi. Vaata, see mees sulle küll meeldib. Ei taha ma seda meest. See on ju tola. Ma ei taha seda meest. See on Bosnia-Hertsegoviina Henrik Norman. Kurb juhtum. Tal on 2 ordenit. Ma ei taha seda isikut. Vaata, mis Kanal 2 pealt tuleb. Kelgu koerad. Näidake, mis Munk teeb. Mulle meeldib väga, mis Munk teeb Kelgu koerad. No ütle, mis ta rolli nimi on. Ma ei tea. Oled sa kordki vaadanud? Ei. Täna on hilja alustada. Roopa tänaval on 8 purjus inimest. Norras juuakse. Keilas juuakse, jumal, igal pool juuakse. Oleks meil kaart, see Eestimaa kaart, Euroopa kaart, see oleks tuledes. Järgmine see aasta Eurovisioon tõmbab Norras. Meie sinna ei lähe ja Reikopid sinna ammugi sa saate, sest Norras on kõik veel kallim kui Venemaal. Nii et jällegi toimub see kurb asi, et lähevad Eidi ja Mart Normet ja Reikop jääb jälle ilase suuga koju istuma. Sest et tema jaoks ei ole raha. A miks? On nii, vaata, on mõnede jaoks, on raha mõnede jaoks, ei ole näiteks meie jaoks, alati kaetakse laud, mõned inimesed on näljas. Maailm on selline.
Jumal on nii loonud 3 seisust. See jälle ju vast. Need, kes palvetavad. Pange kõvemaks, suuremaks. Ukraina. Jah. Enam suuremaks ei saa panna, Mart. Ta on pannud nii suureks kui võimalik. Näed, Eesti saab 4 punkti. Ka pole paha. Ma arvan, praegu vaatab seda saadet Näkkiuuri Enn Vettemaa, siis ta liigitab Ukraina esindaja eksimatult hiit-tissiliste seltskonda. Ta võib olla ropsuröökor. Ta võib olla nii hiit-tissiline kui ka ropsuröökor. Jaa. Aga on ju mõnus? Ei tea. Oleks ju kena kilguga alla lasta? Ei, ma ei oskagi öelda. Ei, ma olen pigem selline... Jään reserveeritud. Miks? Ma ei tea. Okei. Ma tahan olla reserveeritud. Kõik 12 punkti. Ma arvan, et selle saab Norra. Aga see Ukraina tibu on tore küll, jah? No Norra. Saidki. Kuule jah, Oslos siis. No Oslo, Euroopa kõige rikkam riik praegu, Norra. See võib iga hetkega muutuda. Kui nafta hinnad kukuvad, siis ta on nullis omadega. Ja arvad, et Euroopa kõige rikkam riik on Eesti või? Selleks hetkeks, kui nafta hinnad kukuvad. Jah, sest meil on põlevkivi. Türklane on väga armas ju. Vaata, türklane on... Võtke talle joppe ära muidugi. See on Türgi. Huvitav, kellele Türgi annab punkte? Oleks huvitav teada küll, mis türklaste peast toimub. Eestlastel pole sealt midagi saada. Karta on küll jah, et eestlased nagu türklaste geograafias puuduvad, selline riik. Arvad, et Aserbaidžaan meil näiteks Türgilt saadab. Arvad, et Jaan Krossi Türgis üldse teata või? Jaan Krossi muidugi tuntakse. Nad ei definitseeri teda Eesti kirjanikuna. Nad võtavad seda kui maailma kirjanikku. Nad toevad mõni poisse ja eisri hullu kogu aeg päevad läbi ja Kõrnud tööl üldse ei käi. Ei, neil ei ole aeg, sest 3 katku tahab lugemist. Alustavad ja lõpetavad ja sellepärast on ta väga vaene maa. Neil ole Jaan Kross on nad vaesustunud. No Kaplinskit võivad ka natsak. Mida Kaplinskis? Kas luulet või nagu hilisemad seda proosat? Luulet. Luulet, jah. Kuule, see on ikka väga tore. Aserbaidžaan on väga tore. Ma kohe ära, et Aserbaidžaan saab 12. See on väga tore. Vaata, näe. Tõmmake suuremaks. Tal on ikka need müügis. Ta pole ikka veel ostjat leidnud. Norra tibod said ka punkte. Eks ta õhtul afterpartil leiab võib-olla. Norras oli see mingi vana tenor või kes seal laulis? Näe, minu sõber. Kõdi vana tenor. Mis vana tenor? Rootsil laulis metsosopran. No. Vana tenor oli kuskil laulnud. Vaata. Ja nemad on türklased ja nemad on kenad. On jah? Ei, no muidugi Albaania. Kuule, pange see ülemine lööb ka kinni. Pange talle kott ka pähe. Hoksapoeg, jah? Pange talle kott ka pähe. See on üks hoksapoegidest. Väga tuntud inimene. Albaanias on ta väga populaarne. Tänaval kõik tunnevad ära, kes Tirana tänavatel käivad, kohe tunnevad selle mehe ära. Aja, idu, šaga juba Tiranu. Aja, prishol Shirais Iranu. Albaania. Ei ta armu. Albaania, ei ta sul armu. Eesti on praegu United Kingdomi ja Fransi vahepeal. See on meie asend tegelikult geopoliitiliselt. Võimas. Me oleme võimsalt, jah. Ees niheleb Norra, kes on nagu siuke ilus homoseksuaalne laulja, mille vastu me ei saa. Kahjuks. Siis on Türgi, kellel on inimesi kõikides Euroopa riikides. Ja nii ongi, ega nende vastu ei pääse. Kreeka sai siis Albaanialt 12 punkti. Chicagos juuakse. Isegi Chicagos, aga Chicagos on päev praegu. Ja Chicagos juuakse. See on ime, et päeval juuakse Chicagos. Ja palutakse veel kord koodi. Mustas on seda joobnud. Homo, juud, paadam, neeger. Jurmalus on 5 kaasmaalast joobnud. No, see on puhas lust, kui ma neid nimesid praegu loen, sest meil on ammu eesmärk täidetud, me peame puhata. Aga kas ütleme, niisugused Jurmala ja Chicago inimesed lähevad üldse nagu arvesse, kui me läheme Eestimaal? Muidugi lähevad. Sest nad on eestlased. Muidugi on. Seda küll. Me oleme ikka veel United Kingdom ja Fransi vahepeal. Serbia mõte on ka okei. Võtke see lambivari Võtke see lambivari sealt tissi tuleb. Skurde lambivari. Inimene on käinud moekunstniku juures ja lasknud õmmelda endale mida iganes. Kole on see. Tissid oleks muidu pontsikud. No kuule, ega see ei ole mingi pornofilm. Ei ole või? Mina mõtlesin küll. Sa mõtlesid, et lõpus läheb pornoks, jah? Ei, see ei ole nii. Küpros,
Küpros, Küprosel käis ka Karl Ristikivi. Küpros, jah. No, Küpros okei. Seal on ajad muutunud. Küpros, jah. Lastakse juba naisi eetrisse. Küpros, jah. Estonia sai 3 punkti Küproselt. Väga armas. Ikka vaata see, kus Ristikivi on käinud, Kreeka, Küpros, see on ikka mäletatakse ja armastatakse. See on see Karli kodumaa, ütlevad paljud inimesed kodudes. Ma mäletan Karli küll. Spairo lapse, ütlevad seda. Jaa. Vanaisa, mis maas Eesti on? Eesti! See on Karli kodu. Kas te Karlist, ma olen teile ju rääkinud. Karli raha eest on kõik ostatud. Karli rahva poolt hääletage kindlasti, see on tore rahvas. Jah, vaata, kuidas üks inimene suudab muuta ajaloo kulgu. Praegu muidugi Kreeka läks kahjuks Eestist ette. No jah, aga on võimalik muidugi veel seda tasa teha. Mikis Teodorakis oli käinud seal rohkem üle. No jah, kreeklased käivad seal sageli ja... Poola! Rohkem lipsuga mehi, ma ütlen Eurovisiooni, tooge rohkem lipsuga mehi. Hello, Poola! Ja Sieg Heil, Poola! Rohkem lipsuga mehi ja me vaatame teid rohkem Eurovisiooni. Aga vaata Ailsut. Ailsu on muide kogu aeg... No vanaks. Ei ole ta midagi nii vanaks jäänud. No kui noori sa siis nüüd tahaks näha seal. Vaata, Poola mees on noor. Kas Poola mees on noor? Aga Ailsu võiks olla siuke, ütleme niuke... Eesti peaks ikka kurat Kreekast mööda saama. Seda küll, saab ka. See peaks olema põhimõtteline küsimus. Meie asjad lähevad, Eesti asjad lähevad päris hästi praegu. Samas jällegi ütleme, Türgit me kinni ei võtta, et meil on maksimum praegu 6 punkti. Kui me oleme 80 aastased Eurovisiooni kommenteerides, me paneme prillid pähe vaata. Näe, Eesti see 8 punkti läkski Kreekast mööda. Ma ütlesin, et ta läheb Kreekast mööda. Ja praegu on ta 6. Praegu ta on 6. See on muidugi suhteliselt ülim, mis ta saavutada võib, sest Türgi on ikkagi juba praegu 30 punktiga ees. Ei noh, seda on nagu, seda vahet on raske tasa teha. Eesti on ilgelt tubli. Ei, millal me ikkagi lähme sööma Sandrega? Ikkagi peab minema. Kui Heidi tagasi tuleb, siis Heidi korraldab ära seda seal. Võidab meid ja Sandrat. Aga kas see kehalise kasvuse õpetaja tuleb ka või? Ma natuke kardan seda. Mina ei ole sportlik. Ma kehalise kasvuse õpetajaid ei taha endaga. Nad hakkavad kohe ütlema, et võimle ja tee mingeid asju. Mind natuke pelutab see. Ma teda ei tahaks. See on täitsa armas, see Hollandi tibu. Nederland. Võtke tal joppe ära. See ei ole joppe, see on palitu. Kus sa tead? Palitu. Ma tean. Vaata, Eestile ta siiamaani andnud ei ole. No miks ta niimoodi teeb? Ta võib veel anda, tal on anda 8, 10 ja 12 punkti. Kas ta annab 8 riigile? Praegu ta on vist Türgile, aga Norrale ta ei ole ka. Norra saab kindlasti mingi nätakada käest. Aga no Eestil on võimalik... Aserbaidžaan sai 10. Huvitav, miks? Tõesti ei saa aru. Kole laul oli suhteliselt. Aga tibud olid head. Müügis olid need tibud, mäletad? Aga kellele 12? Norway! Norway. Et siis Oslos ühesõnaga. Ei. See poiss on... Ma arvan, et see poiss, ta saab liiga vara kuulsaks. Arvesta nüüd seda, et vaata, siin on vahepeal olnud ikkagi see... Pärast kui see Vaiko Laura tibu, tuli sulle. Aga ütle Laura kohta ka midagi nilbe. Laura on armas. Aga paluks midagi roppu. Laura on tibu, noh. Laura võtta riidest lahti. Ei võtta, las Laura olla nagu ta. Püksid maha linnavad ja maha kohe mürts. Ei ole vaja mingi kurdi Serbo-Horvaatide vaadata meie Laurat. Jaa, võtta riidest lahti ja kohe. Ei ole, las Laura pani jope selga. Laura pani jope selga. Võta Laurale sa poed millegi pärast. Mitte ei poe, Laura meeldib mulle. No aga vaata, mis tal jope on seljas maha kohe. Las ta paneb jope selga. Et kuradi kogu Euroopa värdjad praegu vahivad jope seljast ära. Kas Eesti tõesti annab ka Norrale 12 punkti huvitav? No mis teha? Kas me tõesti oleme jõudnud sinna maale? Oleme. Ja olemegi jõudnud sinna maale. Näe. Laura vaata, Mart, me kogu aeg rääkisime, tähendab igast asju inimestele, andsime õpetusi. Ja seda me unustasime öelda, et ärge Norra poolt hääletage. Näh, läks meelest ära. Nüüd on üks ületreeninud inimene, kes on pidanud teed ja sportinud. Ja mitte Sloveenias, vaid selle, mis on see Solaarium. Mis see Sloveenia või Solaarium? Niuke broiler on ta. Eesti sai 6 punkti muide selle... Mis me kohal me läksime? Me oleme ikka 6. Ei, meil läheb väga hästi. Sest vaata, kui õudselt ikkagi Eesti Eurovisiooni ajaloosse tuli jõnks, kui tuli siis see 80's coming back. No jah. Ma kujutan ette veel, kui Eplik oleks Pehki kaasa võtnud, siis ma oleks üldse miinustes olnud hulk aega, neid peaks lubatud. Aga sa ütled praegu Pehk, aga Pehk sai teise kohal Tallinna lauluvõistlusel. Tallinna lauluvõistlusel, no seda muidugi, jah.
Kas ta on ka Keskerakonna seda? Portugali tipp on ka armas. Jaa, Portugali tüdruk on väga nunnu. On jah. Naeratab kenasti ja... On siuke vaikne rahulik, ei lärmitse. Jaa, on siuke intelligentse näoga. Jah. Kirjaoskaja ilmselt. Ilmselt küll, jah. Meil on veel süüa natuke, sööme ka vahepeal või? Jah. Mõtleme, kas Portugal Eestile mõne punkti on. Ei, esialgu veel ei ole. No karta on, et talt ei tule ka nüüd palju Portugalilt. Aga me oleme üsna kindlalt, et kui nüüd Kreeka ja Bosnia-Hertsegoviina väga ei punnita. Ja meil on Kreekast, me oleme ees 6 punniga oleme ees. Aga Inglismaa 36 punkti kees, et järgi me ei võta. Et 6 punkt on praegu maksimum, mida me suudame saavutada. See on hea tulemus. United Kingdom läks Türgist mööda. Noh, see on aus ja õiglane. See oli ikka hea mõte saata. Patricia Kaas on üsna taga, ma vaatan. Tema oli siis meil Prantsusmaa esindaja, mis kohal tema on meil? No, kuskil seal Eestist tagapool ikka. Ja oota, mis riik see oli, kus käis Tita Van Teese, see oli Saksamaa, seda on üldse pildid kadud. Ja, jah, pange talle veel, pange talle, andke talle vardad kätte, las koob sukka natuke. Las märima oma selga röimarohuga. Mart Vardad on tal peos, need ei paista lihtsalt praegu välja. Estonia on saanud 1 punkti Rumeenia. No aitäh! Rumeenia. Oota, meid on pikali ega enamaks suuteline sa polegi. Ma lahkun su jalgu. Aitäh, 1 punkt. Oi, kui tubli. Jaa, Rumeenia oli fašistliku Saksamaa naftareservaar. Kreeka läks tänu Rumeeniale Eestist ette. No, okei. Ja, välakad. Oleks siin stuudios praegu Raul Velbaum, ütleks neile rumeenlastele imege muna. Moldovale 13 punkti. Ja, pange no las nad seal taga punnitavad. Pange Tiranale ka mingi punkt. Tirana ei saanud küll midagi. Kuidas siis nii? Järgmisena tuleb Sloveenia. Slovakkialt me saime. Võib-olla Sloveenialt kärnedan, kas oli üle üks ja sama riik? Vaata, Iirimaa on saadud. Iirimaa. Jah, Iirimaa. Mis põhimõte nüüd siis Iirimaal korraga tekkis? No, see on siuke iirlane. Eesti sai 6 punkti ja vaatame, kas me läksime Kreekast mööda jälle. Me oleme Kreekast möödas praegu. Saimegi mööda 5 pundiga, oleme Kreekast ees. Ei, me oleme Kreekast raudselt ees. Kreeka praegu, ma arvan, Iirimaalt punktiga ei saa, sest et me oleme Iirimaalt tuleb punkti kindlasti United Kingdomile. Me oleme 6. kohal. Ja me olemegi 6. kohal, jah. Jah, 107 punkti. Huvitav, kellele Iirimaa 12 punkti annab. Palju veel hääletada on jäänud? No, üks alla 10 riigi. Me ei pruugi järele tõmmata sellele persega, kuna Türgi vabariigile. Türgile me ei tõmba mingil juhul, et 6 koht on maksimum ja hea, kui me seda hoiame. Et see on see, millele nagu Islandile andis, siis no vaja selle Islandile. Iirimaa ja Island ongi väga sarnased. Minu sõbrad on Islandil. Ja pange talle püksid jalga, oli eriti korralik. Pange talle püksid pähe, et Island on nagu päkab. Ja, Taani, Denmark, Heil Hitler, ja, good. Schnell, Hans Christian Andersen. Eestile 5 punni. Kui nüüd Kreeka ei saa, siis me oleme Kreekast juba 10 punniga ees. Me oleme rohkem... Miks peaks Taani andma Kreekale punkti? Mingit põhjust ei ole. Ma arvan, ka Aserbaidžaan sai, siis Taani käest saab kindlasti Norra saab ja kas Rootsi on saanud juba? Ei, siin on pilt korras. 12 punni Norrale Taanilt loomulikult, ja. Me oleme edasi 6. kohal. Vaata, mis teevad 300 000 ja rohkem joobnut. Vaata, Andrus. Norra võidab ülivõimsalt. Ma küll ei saa aru, mis selles laulus imelist oli. Me küll ei kuulanud ka seda õieti. Ei huvita ka. Ei huvita ka, ja no mis seal ikka olla võib. Mul on kodus veel Bob Dylani plaadi kuulamine praegu poolel ja mul pole aega mingit kuredi. Aga tead sa mõnda head Norra bändi ka soovitada rahvale? Norras on väga palju, näiteks Timmu Borgir. Nii. Väga hea black metali bändid. Nii, ja mis veel? Satiirikon. Nii, no miks nad ei esine siin? Nad ei esine, see on Türast nüüd lauluvõistlus. Norras on väga palju häid metal-bände, muidugi. Mis bänd see oli? Ma lõhkusin mikrofoni ära, võib-olla lahkun varsti eetrist, aga ma tean, Norras oli see hea bänd, kes põletas kirikuid ja sõi oma bändikaaslasi. Miks sa mikrofoni ära lõhkusid? Võta vahepeal ära ja paranda seda, ma olen nii kaua eetris ja räägin rahvale uudiseid. Moldova on andnud Eestile 7 punkti, mis on Moldova poolt väga armas, sellepärast, et noh, eks me oleme endiselt liiduvabariigid. Hello, I'm back imeter. Ma olen tagasi eetris. Kuidas sul läks? Mis oli Moldaavia kohta? Ma räägin, et me oleme endiselt liiduvabariigid ja peame üksteist aitama. Olemegi sõbrad. Sest et väga palju on seal kapitalistlikke riike. Pange talle lips kätte. Lipsu ta ei talu see poop teda. Ta pole kunagi lipsu kandnud. Lihtne Moldova viinamarja aed. Kus talle nüüd korraga lipse?
tore on see, et me püsime 6. kohal jätkuvalt. Me oleme Kreekast juba 17 punniga ees. Nad ikka naljalt ei tule enam järgi. Ma kardan ka, kui nüüd Moldova ei anna Kreekale, aga ehk ta ei anna. Miks ta peaks? Ei anna, ta on see Rumeeniale loomulikult. Moldavlastel on Kreeka meestest väga halvad mälestused. See on Rumeenia. See on üks kolema Sloveenia. Sloveeniat vaata, tal on isegi vest ja must lipse. Tal on selles vest, tal on selles pintsak, vest, alussärk ka. Jalussärk, nendel on kohe selles 4 kihti riideid. Need on tore. Pange tal kasukas ka selga, muidugi. See on külm maa. Sloveenia muidugi. Sloveenia riik ei ole veel andnud Eestile. Aga miski ei takistada ta halastas Patricia Gaasi peale. No, jah, aga Saksamaa ei saanud talt midagi. Tita Van Teese võttis püksid ilma asjata täiesti seljast ära, jah. Tita Van Teesele sakslased peavad maksma eluaeg veel, sest ta on nii kallis artist. Ma väga vabandan, ma väljendan mihiki arvamust, minu pärast võiks Tita Van Teese perse minna. Saksamaa on tagant 5. Ja Malta on ka väga halval kohal. Tita Van Teese võiks istuda koos Adolf Hitleriga katlas ja rahulikult keeda. See pakkseit on taga. See türastanud Tita Van Teese ei huvita mitte kedagi. Mind väga huvitab. Huvitas või? Jaa. Ta oli ju pervert, ta oli värgas. Mind huvitab see mitmendaks ta jääb. Mind ju isegi ei huvita mitmendaks see tropp jääb. Norra juhib juba 500 punktiga. Pange Armeenia suuremaks. Armeenia riik meeldib see. Eks nad valisid tal on rinnal mingi ekseem. Vaata, tal on seal parema tissi peal tal mingi lööve. Liblikas on sinna laskunud. On või? Sinna on laskunud suur valge liblikas. Ta on lennanud sinna. Vaatame, kas Armeenia annab Eestile. Vaata, kui Gruusia osaleks, siis Gruusia annaks Eestile kindlasti, sest me oleme nende sõbrad. Mart Laar hääletas. Jah, aga kas Armeenia on Eesti sõber? Ärge nüüd tehke talle niimoodi. Võtke ära see plakat. Ei ole vaja toppida selle plakati. Tal on see kummaline asi käes. Isegi tal on küllalt väike rinnapartii ja kuidagi vaatame, kellele ta 10 punkti annab. Kas Eesti saab 10 punkti? Kreeka pressib järgi Pressib Eestile taha. Aga ta ei ole veel saanud. Venelastele muidugi. Venemaale see muidugi ei mõju midagi. Venelased juba hakanud sauna minema, vaata, neil on vannilinad peal. Meil siin tulemas võib-olla Ungari ja Aserbaidžaan on veel tulemas. Kummaline kooslus. Millega sa seletad seda kooslust? Nad ei olegi koos. Ja. Nad tulid eraldi. Ungari meeldib sulle või? No, vigadega, ütleks ma. Pilt moonutab natuke. Servadest on kahe nähat moonutab. Miks tal on see jope seljas? Tal on kaelariht kaelas, Mart, nagu sa näed. Miks tal selle ihikul selles jope? Eesti sai 6 punni. Väga hea. Mitmes Eesti praegu on? No Eesti on ikka 6 mõnusalt. Ja Eestile, kes see sinna taha pressis, on Kreeka. Ansipi lubadus, et me jõuame Euroopa 5 rikkama riigi hulka vist ei täitu. Aga me jõuame 6. Mitte 6 rikkama, vaid 6 kauneima laulumaa hulka. Kusjuures see möll toimub kõik majanduskriisi ajal, kõik need riigid on aga perses. Kõik ei ole. Ei ole või? Millised ei ole? Ma ütlen selle kohe. Türgi. Aasias ei ole majanduskriisi. See Ungari tüdruk on tore, aga keskpärane samas. Kreeka on meist 5 punktiga praegu ta ei jõua järele. No kes meile andmata on veel Aserbaidžaan? Kas Aserbaidžaanil on Norra hakkab andma nüüd või? Ei, Norra sai Ungari. Aga siis on veel Aserbaidžaan on minu andmete järgi viimane. Võime täita pitsid ja lüüa need kokku Eesti 6. koha puhul. Aga Aserbaidžaan, kas ta võib veel, ütleme, edastada? Lükata Kreeka meist ette? Aserbaidžaan, no mis seost oleks põhjust Aserbaidžaanil Kreeka poolt hääletada? Seda küll, nad on Türgi seost rahvas. Mida head on Kreeka neile teinud? Ei, mitte midagi ausalt öeldes. Nad on ikka väga erinevad. Ma tahaks öelda veel selle inimesele, kes pani viina sisse jõhvikad, et järgmine kord mõtle järele. Võtke välja need, jaa. Eesti sai 4 punkti Aserbaidžaanilt muide. Näed. Et sellega me nagu läksime veel Kreekast ette. Oi, kreeklased. Küll teil võib paha olla, aga mul on hea veel ja ma ei tunne teile kaasa. Me oleme 9 punktiga Kreekast ees. Aserbaidžaani tipul on tõesti tore kombinee seljas. Võtke see kombinee ära. Kes need on, need anonüümsed? Võtke. Mina või? Mina pean minema sinna või? Aga miks sa ei võiks võtta? No kus ma sinna lähen Aserbaidžaani? Bakuusse. Rongiga sõid. Aga praegu minema või?
kuda ma lähen sinna nüüd? Sõidad rongiga, mul ei ole viisatki. Mul ei ole piletit. Sõidad bussiga. Perse. Pappa. Kellel Aserbaidžaan on 12 punkti? Aserbaidžaan on siis enda. Ütleb mulle kohe inimene, see oli Pursum, oli see Rootsi bänd, või see Norra bänd, kes käis kirikuid põletamas. Eesti jäi 6. muide. Türgi sai 12 punkti Aserbaidžaanilt, nagu sääduse kord ette näeb, kõik sellised Türgisoost rahvad hoiavad kokku loomulikult. On jah, hoiavad jah. Aserbaidžaan sai Türgi käest 12 punkti. Lubja tänava kainestusmajas 8. Aga ei, Norra on veel, annab punkte. No Norra käest me võime ka saada ju. Norra alastab meile, jah. Tegelikult meil pole enam probleeme, meil on pidu käes. Aga Norra ei saa enam Norrale anda. Ei, meil on pidu käes, meil on korras. No meil on algusest peale pidu käes. Terviseks, et siis olgem kõik terved ja et Eestil läks hästi. Kui ei oleks loodud laulu hoogsaid rütme, mille kaudu ennast elada saaks välja. Kui ei ole surmatõbi, siis saab ikka... Noorusest küll saaks, siis ei saaks me Näe. Oota mida? Ei, ta võib veel anda meile 8, 10 või 12. Oota mida? Ei, no keda Kreekale ka ei anna. Oota mida? Ei, ära muretse. Punktid tulevad. Kas sa tahad, et ma selleks selle Norra tüübile molli? Norra annab Islandile punkte, Taanile andis. Oota mida? Kas ta Rootsile on andnud? Oota mida? Kuule kuradi kukre. Eesti saab sealt kohe, näed. Aserbaidžaanile anti 10 punkti või? No nalja teete. Islandile, Eestile ei andnudki. No aga ega see meie tasakaalu... Island läks Aserbaidžaanist mööda, selles mõttes on tore. Naeruväärne, et Island konkureerib Aserbaidžaaniga. Island tuli teiseks. Vaene riik. Hoogsaid rütme, mille kaudu... See on ikka selline Põhjamaade... Elada saaks välja. Põhjamaade võit. Et ega siin midagi ei ole hakkame kokku tõmbama otsi. Need otsad on küll väga harali, Mart. On jah. Ja meil läheb väga kaua aega, et kõiki kokku tõmbama. Me nüüd arutama. Meil on oma saate, meil on kõik minust tänase õhtuga kalli asi on see, Ivan Bestomnei sai ikooni, millega tegis jälitamas Voolandit. Sai tiputus sai endale kaela. Jah, meie saatel on ikoon, mille meile kinkis raadiokuuleja. Ole ja kallis produsent, pane see sinna riiulile, alati kui me tuleme, teeme saadet. Siis me avame selle ikooni, avame altari. Ma topi sinna, pane sinna ole, ja nii, ja see vaatab Eesti sai 6. koha, me võtame Sandra sülle, me võtame Heidi sülle. Aga seda Norra lauljut ei võtta? Ei taha. Normetit me sülle ei võta. Vaata Kirkoorovil. Kirkoorovil. See oli juba praegu. Sealt oligi peer. Me võtame Normetil sügame natuke pealage. Läks hästi, kallid eestlased. Oleme tublid olnud. Et kuulame siis lõpetuseks Eesti kõigi aegade kõige paremat eurolaulu. Kõige kuulsamat eurolaulu. Jah. Kuulame Leeto Sveti lõpetuseks. Koja sam, račun molim, nestalo mi je plina. Dva
vastoga